Tere, armas vaataja! Minu nimi on Katariina Ratassepp ja algab saade Naudime elu. Täna, nagu ikka, me külastame erinevaid huvitavaid Eestimaa paikasid, teeme kõvasti trenni, maitsime erinevaid toitusid, räägime disainist, kangastest, aga kõigepealt me hakkame kõvasti sporti tegema. Kas ma saan õigesti aru, et teie jõusaalis tehakse ikkagi tõsiselt trenni? No ütleme, et klientuur on selline, et kes tahavad ise tulemusi, et kuna meil ei ole lepingut, see tähendab, et me peame pakkuma sellist teenust, et inimesed tulevad uuesti ja uuesti vabatahtlikult, et me ei püüa nagu klient ei löksu mingi lepinguga. See tähendab, et kui saalis ei saaks teha sellist trenni, kui nad soovivad, me oleks ammu juba ära jooksnud. Teie juures käivad siis tõsised tippsportlased? Tead, vaata, tulee sellised, kes tahaks tulemusi ja hiljem näiteks meistriks vai tahaks võimalikult ruttu saada mingi muudatuse kehas. Et tulee ülekaalulliset, tulee selliset, kes on keskiäs, kes oli kunagi heas vormis ja tahaks niinku uuesti saada sitä heas vormia takaisin. Ja meidän saalis on nagu väga hea võimalus sitä saavuttada, et muidugi kõik ei juhtu nii sama, et sa pead ikka tekemään työt ka. Kas siia saali peaks tulema koos individuaaltreeneriga? Kui on ensimmäistä kortaa, siis on kahden treeneritel ensimmäinen kort on tasuta. Samas meillä on nagu klientturkaa sellainen, että ihmiset taittaa teinen teistä. Ei ole minkin, että sä peät kohen rahaa maksamaan vai mitäkin. Et kun teiset näevät, että sä ei osaa tehdä, nämä tulee näitä jo vapaa-tahtlikot, että palun teen niin ja niin, että sä teet valesti. Et muituu, kun on se, että ei ole minkit kokemusta, siis oleks parempi ottaa treener, tehdä minkin lyhikki kava, paluta tekemään. Siis tulemus, että saat kortatees kiireemmin kuin itse tehtäessä. Ja sinä ise olet ka kõva sportlane? No praegu vist ei ole niin väga kova, aga olin, että mulla on rinnaltsurumisessa 3 maailmanennätystä. Mä olen itse ollut maailmanmeister, Euroopan meister. Ütlemme kokemusta on, mä oskaan ikä kava tehdä kanssa. On naistelle fitness, miestelle joutostuminen, rinnaltsuruminen. Mä olen lukenut mittu 10 aastat ajalehtiä, itse huvillinen ja proovinut entä kehäpäällä. Ja nüüd ma olen tulnud ühte džunglisse ja seda puhku nimelt Kanga džunglisse. Ja ma uudistan siin natukene ringi, sest ma olen kuulnud, et siin peaks olema üüratu valik kangaid. Kõigepealt ma olen tulnud kardinakangaste juurde. Neid peaks olema selles poes üle 1000 ja just nimelt olemas, mitte siis tellimisel, vaid kohapeal olemas. Ja ma näen siin tõesti tohutut valikut erinevaid värve, erinevaid mustreid, kujundeid ja lilli, peenemaid mustreid, laiemaid mustreid. Ja siit ma leidsin iga väikese tüdruku unistuste kardinad, nimelt siis Frozeni tegelastega. Kui nii kirevaid kardinaid ei soovi, siis on siin olemas ka tagasihoidlikumaid variante, näiteks selline stiilne hall. Nüüd ma olen jõudnud minu lemmikvärvi siniseni. Siin on väga lai valik erinevaid siniseid toone ja osad neist on ka pimendavad, ma näen. Mööblikangaste valik võtab täpselt samamoodi silme eest kirjuks. Samamoodi tohutu valik erinevaid toone. Ma tahaks endale sellist kollast tugitooli. Me vaatame kleidikangaid ka natukene. Nii, järsku ma saaksin teha endale sellest ühe pika maksikleidi.
ja kui kangad on valitud, siis on kindlasti enne õmblema asumist vaja oma õmblustarvikute komplekti täiendada. Nii et lähme vaatame sinna nurga taha, kus on tohutu valik õmblustarvikuid. Kui suur valik erinevaid paelu. Vau. Seda võib siis kinnitada nii, ma arvan, rõivaste külge kui ka vast kusagile interjööri. Lisaks kõigele sellele, mida ma siia otsima tulin, leidsin ma siit ka väga palju seda, mida ma siia otsima ei tulnud. Ehk siis näiteks ehteid, mida siin on ka tohutu suur valik. Ja nüüd ma olen tulnud Tallinna Sadama teeterminali juurde, et vaadata üle üks väga ilus ehtepood. Ma küsiksingi siis kõigepealt selle huvitava ehtebrändi Kuudo kohta, kus saab siis ehteid ise komplekteerida, nagu ma aru saan. Ja just, et Kuudo on siuke äge bränd, kus kõik ehtetoorikud, sõrmused, kõrvarõngad, käevõrud, kaelakeed on auguga ja siia augu peale saab keerata mutri. Et Kuudo on saksa bränd ja ta kasutab Swarovski kristalle ja neid kristalle on tal siis üle 3000, mida siia ehetele saab kruttida. Väga lihtne, täpselt nii nagu mutter. Meestele väga meeldib see bränd, et ongi selline mehaaniline mutter ja tihend vahel ja täpselt nii see ehe sünnibki. Mida te siis peale Kuudo ehete veel müüte siin? Lisaks Kuudole on meil Türberg Kern, siis on AC on Norrast, Snööd on meil Rootsist, et vaatan hästi palju on Skandinaavia brände tegelikult. Ja siis, mida ma tahaks väga välja tuua, on Say My Bag kotid, mis on Itaaliast pärit. Mis need kotid siis teistsuguseks teeb? Kotid teeb teistsuguseks see, et tegelikult nad on loodud selle jaoks Itaalias, et kaitsta seda kallist Gucci või mis iganes brändis ta on veekindel ja sa panedki oma kotti sinna nagu sisse peitu. Aga tegelikult see mõte neil alguses oli, aga bränd kasvas nii suureks ja see koti bränd võeti teistpidi vastu ja nüüd kantakse seda kui nii-öelda originaalis ja sinna sisse ei pea peitma oma ägedat kotti. Päikseprillid on täitsa Eesti ettevõtte omad, et üks äge kutt, kes on ammu juba päikseprillidega tegelenud ja ennem varasemalt lihtsalt maale toonud, üks päev võttis ette ja hakkas tegema ise oma päikseprillibrändi ja nii ongi Eestis täitsa oma päikseprillibränd olemas. Järgmiseks me tutvume ühe väga huvitava ja uue spordialaga, millest mina seni ei ole veel midagi kuulnud. Tegemist on siis välijõusaaliga ehk siis jõulinnakutega. Nendel väljakutel siis saab teha vabaõhuharjutusi ehk siis tegemist on vabas stiilis gümnastikaga. Sõlmab endas siis baasharjutusi ehk siis kätekõursed, lõuatõmbed. Sinna tulevad juurde siis komboharjutused, kus tehakse siis erinevaid flippe, trikke, staatilised harjutused ehk siis sundasendites enda hoidmine ja siis sellised power harjutused, kus siis on hõlmab sellist hästi suur plahvatuslikku jõudu ja sellist suuremat sellist jõudu rohkem. Kas selle jaoks on siis olemas täiesti eraldi spordiala? Jah, et street workout on nüüd täiesti eraldi välja kujunenud spordiala, et meie kutsume teda nagu vabaspordiks. Me
me oleme loonud ka jõulinnakutele kõrvale sellist meeskonna nagu Esthenix, mille alt siis me korraldame treeninguid näiteks külmal perioodil talvel, kui õues ei kannata teha. Siis on sisesaalid, kus me siis viime läbi treeninguid, mille kohta leiab infot siis meie jõulinnakute lehel Facebookis või Eesti Vabaõhuspordiliit lehekülg Facebookis. Samuti on ka Instagram olemas, kus meid jälgida, et treeningutel silma peale hoida ja meie tegemistel on Esthenix samamoodi ja ka Eesti Vabaõhuspordiliit, kus on siis Instagramis nimi Vabasport. Võistlused on meil ka käimas praegu hetkel, meil on selline võistlussaaga nagu Klassiste baar, mis siis toimub Eesti erinevates kaubanduskeskustes. 1. september on meil tulemas ka finaal, mis toimub Tallinnas Nautika keskuses, seal saab täpsemalt näha, mis siis see spordile endast kujutab, et koos on Baltimaade parimaid ja Soomest ka võistlejad, et selline nii-öelda Eesti meeste ja välismaalaste vaheline võistlus. Me käime koolides, anname õpitubasi, koolitusi, loenguid, messidel, teeme näidisesinemisi ja samuti ka, nagu eelnevalt mainitud, korraldame üritusi suurimates ostukeskustes. Saan aru, et sina isiklikult tegeled selle spordialaga. Mis sind selle juures kõigab? Just see vabaduse tunne, nagu meesterahvastel omane, mitte miski ei piira, keegi ei taha sult raha, aega. Tuled siis, kui soovid ja seltskond on hea, vaim on tähtis. Aga meie läheme nüüd väikesele pausile. Kindlasti tulge pärast pausi tagasi, sellepärast et meil ootab veel ees palju põnevaid seiklusi. Tallinnas Telliskivi keskuses on söögikohti vist rohkem, kui jõuaks kokku lugeda. Aga ainult üks neist on keskendunud Ladina-Ameerika toitudele ja meie tulimegi järele uurima, mida see siin siis pakutakse. Me teeme oivalisi takosid ja kõik, mis me teeme ja takode peale paneme, teeme me ise. Näiteks tomatisalsad, guacamooled, mangosalsad, kõik, mis läheb tako peale, kõik on meie endi kätega tehtud. Mis huvitavad toidud nüüd siin on? Need on La Tabla supertakod. Et oleme Eestis ainus restoran, kes teebki kõik takod nullist ise. Alates, ma ei tea, koha peal tehtud suitsupardist, suitsulõhest, kuni siis veise ja kanani välja. Aga kas on olemas ka vegan takosid? Jah, me oleme Telliskivis. Telliskivis on lihtsalt nii palju veganeid, et meil on täiesti avokaado, tempura takod, mida me iga päev värskelt teeme. Millele teie menüü põhiliselt keskendunud on? Loomulikult nendele samadele maisitortilladele, quesadilladele, et nendele on põhiliselt keskendunud, aga ka kogu laiem valik Ladina-Ameerika toitu, et ei ole just mitte Mehhiko, vaid Ladina-Ameerika, et alates siin on nii suitsuparti, mereandide sõbrad saavad suitsulõhed, kõike me siin suitsutame koha peal, eranditult kõik toidud teeme siin koha peal valmis, külmutatud asju põhimõtteliselt ei kasuta. Kokteili valik on väga rikkalik, loomulikult hitid suvel on Frozen Margaritad, selle suve suurima läbimüügiga on mango ingveri margarita, mis on väga üllatab, ja siis erilistest jookidest võib olla piskod. Piskopõhised kokteilid, mida Eestis väga palju ei pakuta ja ei ole veel väga tuntud. Eelmisel aastal, kui selle terrassi avasime, saime konkursil Põhja-Tallinna teise koha oma terrassiga ja see on üks lillelisemaid Telliskivis. Kas ma saan õigesti aru, et teie laudkonna puhul on tegemist siis La Tabla püsiklientidega? No loomulikult, sest kus mujalt Põhja-Tallinnast saaks nii häid kokteile kui La Tablast. Ja mis kõige parem, kõiki kokteile saab ka alkoholivabalt. Ja mina sain nüüd endale ka ühe legendaarse La Tabla kokteili, seda puhku alkoholivaba ja naudin siin nüüd seda mõnusat terrassi ja ilusat ilma. Nüüd me oleme tulnud Eesti suurimasse disainipoodi Tali, mis asub Kalamajas, Kopli ja Kotsepuue tänava nurgal.
7 aastat tegutsenud Tali on saanud kohalike disainihuviliste lemmikpoeks. Tuntumad brändid nagu Tanel Veenre, Liisa Gröber, Kirju.co, New Vintage by Chris, Reet Aus, August, Stuudio Nahk ja paljud teised jäävad disainihuvilisele Tallinna tänavatel kindlasti silma. Loomulikult on kõik need disainerid esindatud ka Talis. Terviklik ja detailideni läbimõeldud keskkond ning pidevalt uuenev hoolikas selektsioon parimatelt Eesti loojatelt rõõmustab kõiki, kes peavad tähtsaks kõrgetasemelist disaini, kvaliteetset toormaterjali ja stiilipuhtust. Lisaks kodumaistele disaineritele on Talis esindatud ka mõned valitud brändid välisriikidest. Kes on sinu lemmikdisainer siin poes? Minu üks lemmikutest on kindlasti Tadau, sellepärast, et mulle meeldibki tema puhul see, et temas on seda puhtust ja samamoodi ta natuke ka siibutu. Teda ongi hästi hea kombineerida niimoodi, et kui seal ongi minimalistlikud riided seljas, sa panedki endale mingisugust statement aksessuaari peale. Ja samamoodi ta ei ole ainult mõeldud ju peal kandmiseks, vaid tegelikult saab ka riidet alla panna. Ma tulen siia ja ma peatun. Et mind kuidagi kõnetab see vaikus siin, samamoodi siin on süngust, siin on hästi palju jõudu sees, samamoodi see, et siin on need graafilised jooned. Kuna Triinu Tiisel on tegelikult ka arhitekt, et sellepärast võib ka hästi palju näha tema loomingus graafilisi jooni. Samamoodi ka kirju on tema looming. Minu üheks suureks lemmikuks on kindlasti Stuudio Nahk, kelle looming paelub eelkõige põhjamaise modernse disainikeele poolest. Kõik tooted on valmistatud kvaliteetsetest Itaalia nahkadest ning siinsamas Tallinnas käsitööna. Veel üks tore bränd, millest võiks rääkida, on Hirv, ka meie oma Eesti bränd, mis sai võib-olla rohkem tuntuks sel aastal oma Eesti Vabariik 100 seeriaga, mida kandis ka president aastapäeva vastuvõtul. Meie oleme nüüd tulnud Põlvamaale, metsade vahele, imeilusasse kohta, Süvahava loodustallu, et uurida, mida kõike siin kasvatatakse ja tehakse. Mina olen Reet ja meil on siis pereettevõte ja meie siis kasvatame mahepõllumajandusest maitsetaimi. Ja selle ettevõtmisega oleme siis tegelenud juba ligemale 20 aastat. Kõik lapsed ja mina ise oleme siis töös siin talus. Ja praegusel momendil on siis meil põllukultuuridena 20 sorti liiki ja loodusest korjame lisaks umbes 20 sorti liiki on võimalik ju loodusest juurde korjata. Ise oma maadelt kogume, kuivatame, pakendame ja realiseerime. Ja lisaks taimedele toimub siin ka usin kudumine. Ja sellepärast, et meil on maal külas on maailma kõige vanem villavabrik, kust on võimalik lasta teha siis koeravillalõnga. Ja talvisel ajal, kui on tööd natuke vähem, peale pakendamise jääb aega üle ja siis koolma siis kudumeid. Lisaks siis suvel, kui on natuke vabamad aega, siis värvin ka taimedega villast lõnga. Miks see koeravill hea on? Koeravill esiteks on ta raviomadustega, soojendab liigeseid rohkem kui tavaline vill ja koeravill on ka tunduvalt pehmem, sellepärast et tema niinimetatud peamine pind on libe ja inimesele tundub ta pehmem kui tavaline lambavill, mis võib mõnegi inimesele torkida ja paha olla. Siis me nende jääkidega siis ma värvingi. Et meie teed on müügil siis üle Eesti hästi varustatud ökopoodidest ja neid on umbes 50 ja meil on ka avatud internetipood, et on võimalik otse tellida.
nüüd ma lähen sõna otseses mõttes pöördesse, sest et umbes pool aastat tagasi avati Tartus sellise pöörase nimega koht. Mis koht on pööre? See on Tartu ühe parima vaatega Emajõe kaldal asuv kohvik, kõigile tuntud Atlantise majas. Meil on värske, aga väga tubli ja püüdlik kollektiiv, kellega siis pakume nüüd Emajõe vaatega kohvikus nii igapäevaseid päevapakkumisi kui ka cateringi kõikidele erinevatele üritustele. Eriti tore on meil olnud võõrustada pidutsejaid, sünnipäevalisi, juubilaare, koolilõpetajaid ja kõiki teisi. Pöördesse me mahutame ära kuni 80 inimest otse laua taha ja lisaks jääb veel ruumi ka tantsimiseks. Soovijatele saame tähtsatel päevadel katta laua Atlantise maja teisel korrusel kristallsaali, Tartu ainsasse piduliku otse Emajõe kohal kõrguvasse esindussaali ning oleme katnud piduliku lauaga otse jõe kaldale punase vaiba ja väga ilusa teenindusega. Lisaks oleme teinud koostööd jõel sõitvate laevadega, tuues tähistajad pärast meeleolukat laevasõitu pöördesse vahuveini kokku lööma ja kooki sööma. Teeme rõõmuga koostööd ka erinevate esinejatega ning korraldame soovijatele või sünnipäevalistele tantsijate või muusikute kohale tulemise. Majas toimuvatele üritustele on alati oodatud ka perepisemad, kes on siinse mängunurga ja menüü heaks kiitnud. Kõikidele kohvisõpradele teadmiseks pöördes pakume kohvi koostöös Eesti ettevõttega Coffee People, kes on tuntud oma kvaliteedi ja maitse poolest, nautimiseks koha peal või siis valmis kõigile kaasa haaramiseks teel üle Kaarsilla kesklinna suunas. Kohvik Pööret kaunistavad kunstnik Nerva imekaunid graafilised tööd ning ka kohviku helge ja soe sisekujundus on valminud koostöös Nervaga. Tema värskemad tööd on pöördes alati imetlemiseks seintel. Seega ootame endale külla kõiki lõunatajaid, hilisemaid kohvitajaid ja ka kõiki neid, kes otsivad kohta, kus Tartus omale meeldejääv sündmus korraldada. Ma loodan, et sul oli meiega huvitav hommikupoolik. Loodan, et leidsid enda jaoks mõne toreda koha, mida sooviksid külastada või midagi, mille kohta edasi uurida. Ja kohtume kindlasti siis nädala aja pärast.